Täna oli siis volikogu koos, et mida siis otsustati, mismoodi see asi nüüd edasi hakkab minema? Edasi hakkab minema selliselt, et Haapsalu linnavolikogu otsustas täna, et uus perearst, kes tuleb Haapsalusse ja jääb siia Haapsalusse vähemalt 5 aastaks pidama, see võiks saada 25 000 eurot toetust. Mismoodi see toetuse maksmine välja näeb? Mismoodi see raha temale siis saab või jääb? See on mitu võimalust, et kas perearst tuleb ise, teeb oma praksise siin ja võidab selle perearsti tühja praksise nimistu konkursi, siis on temale võimalik maksta ja on võimalik maksta ka nii, et kui perearst tuleb mõne perearsti firma koosseisus siia. Aga me ei taha sellist videosilla alusel toimivat perearsti, me tahame ikkagi perearsti, kes asuks Haapsalus ja igapäevaselt pakuks inimesena teenust 4 silma all, ütleme siis nii. Kuidas siis hetkel on tänase päeval see perearsti seis? Kuidas see ravi toimub? Täna on nii, et üks perearsti nimistu töötab videosilla alusel, nii et perearst Madis Tiik käib ise koha peal neljapäeviti mõned tunnid, aga ülejäänud aja inimesed suhtlevad video abil tema või siis tema kolleegidega. Aga tänapäeval kriisiajastul on see täiesti normaalne. No me tahame küll, et tuleks perearst, kes elaks ja asuks Haapsalus ja töötaks ka Haapsalus. Aga see, kuidas see nüüd edasi toimima hakkab, eks see elu näitab. Täna on minu arust Madis Tiigi firma leping Terviseametiga lõpeb ja praegu on käimas perearsti konkurss ja minu andmetel see konkurss peaks lõppema 4. mail. Kas siis tuleb mõni perearst siia, eks elu näitab seda, aga ma arvan, et see 25 000 võiks olla päris selline tore präänik. Ja kui on veel noor perearst, siis riik maksab talle ka veel toetust ja Haapsalus on hea elada ja töötada. See konkurss käib jah praegu. Siin on mingid vene.